7. peatükk. Pätsi juures peetakse nõu. Venelaste jubedast nõudmisest poolsegane Selter tormas Tallinna jõudes otse Pätsi korterisse, rebis uksel lingi küljest ning karjus. Molotov tahab tuua Eestisse sõjaväe. Välguna lõi mu peast läbi mõte. Nüüd tuleb kokku võtta kogu riigimehe tarkus. Nüüd tuleb tegutseda. Nüüd tuleb anda ajalooratta käigule õige suund. Ilmselt mõistsid seda ka teised toas viibijad. Igatahes maad võttis vaikus, täis pinget. Siis ütles keegi maaler. Vaat kui tore. Kuidas? Lausa karjatasin ma nördinult. See on ju kohutav. Aga võib-olla on kohutav ka, nõustus maaler. Mis mina lihtne ja tola inimene poliitikas tean. Vaadake parem daamed ja isandad. Ning ta liigutas kõrvu. Sellega oli kogu ülem moment ära solgitud. Kehitasin vihaselt õlgu ja ütlesin president Pätsile. Ma arvan, et peaksime aru pidama. Ehk läheksid üleliigsed inimesed seniks välja. Päts oli nõus ja varsti võis istuda nõupidamislaua taha. Kohale olid jäänud president, Laidoner, Tõnisson, Pätsi kojamees Runnel ja mina. Selter jõi köögis suhkruvett. Laidoner oli näost täitsa pläss. Ta hoidis diivanist kinni, otse kui käiks tal pea ringi ja kõneles tasase häälega. Et tulevad jälle. Mina enam ei jaksa. Olime Kuperjanoviga nagu 2 tamme, nüüd Juliust enam ei ole. Ja minagi olen tühi. Vana pakk. Lükka käega ja kukun ümber. Ilma Juliuseta pole ma midagi. Tõnisson seevastu ajas habemee õieli ja praalis. No ilma pauguta, ma küll Eestit neile ei anna. Ei välja, et seda ei ole. Paar pauku panen ma ära, nii et mürtsub, ärge selles kahelge. Mis saab Eesti rahvast, küsis Päts. Mis saab metsloomakestest ja linnupoegadest? Mis saab kaladest ja väikestest mardikatest? Ta mutis murelikult oma talupoja käsi. Paar pauku paneme vähemalt hakkama, kinnitas Tõnisson. Laidoner läks tasapisi halliks. Silmitsesin kõiki uurivalt. Oli vaja välja töötada kindel plaan. Tahtsin juba seda öelda, kuid kojamees Runnel jõudis minust ette. Ärge kartke midagi, ütles ta. Mul on vee all suur loss, viime rahva sinna. Kõik vaatasid talle kohkunult otsa. Kojamehe silmad olid veripunased ja särasid kummaliselt. Kas te ei usu või? Küsis ta. Ma olen Vettevalla prints. Mul on meres suur palee. Ajame rahva vette ja olemegi pääsenud. Me peame arutama tõsiseid küsimusi, ütlesin ma karmilt. Praegu pole aega lollitamiseks. Kes siin lollitab? Imestas kojamees ja hingas veidra kähinaga. Oodake vaid, ma tõestan teile. Ja ta ruttas toast välja. Rõõmustasin just, et rumalused on lõppenud ja saabunud aeg ajaloolisteks otsusteks, kui keegi akna taga hüüdis. Hei, doktor Valusson, koiliplikal on tiibu põletanud küünlatuli. Mind hüütakse, ütles Päts ja tõusis. Ta töötas muuseas ka loomaarstina. Aga president, hüüatasin ma nördinult. Me peame arutama. Kohe, rahustas mind Päts, võttis oma arstipauna ja läks aeda. Laidoner oli vananenud juba oma 50 aasta võrra. Ta kõigutas end diivanil ja rääkis raugalikult. Juliusega koos ajaksime me tiblad ainuüksi piitsaga laiali, aga üksi olen ma tühi kott. Härra Tõnisson, ütlesin ma ise meeleheitel. Öelge ometi teiegi midagi mõistlikku. Mina Eestit pauguta ära ei anna, kinnitas Tartu koodi Jaan. Mõni pauk lihtsalt peab olema. Ta läks kööki ja hetke pärast kostis sealt Selteri nuttu. Tõnisson oli talle suhkruvee sisse soola riputanud. Miks te niiviisi tegite, pahandasin mina. Mis ta siis üksi vesistab, küsis Tõnisson. See ei meeldi mulle. Eestlased peavad julged olema. Siis avastas suure kärakaga pudeli šampanjat, pilgutas mulle silma ja tähendas. Pauk peab olema, et välismaa kuuleks. Seejärel kostis vannitoast hirmsat solinat. Jooksime koos Tõnissoni ja Selteriga sinna. Kojamees Runnel lebas kõigi riietega vanni põhjas vee all. Tema suust tõusid suured õhumullid ja ta kõneles. Näete nüüd, ma saan vee all väga hästi hingata. Ma võin siin isegi piipu teha, kui tahan.
kas te nüüd usute, et ma olen Vetevalla prints? Armas mälestuste lugeja, ehk mõistad nüüd, et pärast sääraseid sündmusi polnud kellelgi tahtmist millegi tõsisega tegelda. Otsustati Vene sõdurid vastu võtta. Eks ole nemadki inimesed, lohutas kõiki Päts, ise haige varblase tiiba sidudes. Tõnisson paugutas õues jahipüssi ning lasi Maria Underi peegli puruks. Laidoner võttis oma isikutunnistuse, tõmbas maha sõnad Johannes Laidoner ja kirjutas asemele ilma Kuperjanovita ümmargune 0. Valitses lootusetuse ning minnalaskmise meeleolu. Vene rubla kurss mustal turul tõusis.